Tere tulemast tagasi jõuelektroonika meistriklassi. Täna tahaksin rääkida sellest, mis asi on jõuelektroonika ja mis asjad on jõuelektroonika muundurid. Ja alustuseks ühe lausega kokkuvõttes, mis asi jõuelektroonika on, siis jõuelektroonika on energiamuundustehnika, elektrienergia muundustehnika. See tähendab siis kõikvõimalikke elektrienergia muundureid. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema, siis elektrienergiat saab muundada väga mitmel viisil. Võtame näiteks sellise alustuseks ühe sellise seadme, mida kõik ilmselt hästi tunnevad. Kõik need elektrienergia muundurid ei pruugi tingimata olla jõuelektroonika muundurid. No ja üks näide ongi meil näiteks transformaator ehk siis trafo, mis on väga lihtne seade oma olemuselt. Tal on metallist südamik ja siis on tal primaarmehis ja sekundaarmehis. Ja kui me siia sisendisse anname peale pinge U1, siis siia väljundisse jõuab mingi teistsugune pinge U2. Mida tähendab nüüd teistsugune? Teistsugune tähendab siis lihtsalt seda, et kui me nüüd näiteks siis oletame, et sisendis on meil siinuspinge, selline siinuspinge, siis väljundisse jõuab ka täpselt samasugune siinuspinge, ainult kõrgema amplituudiga. See on meil siis U2. Ja siin oli meil U1. Nii et trafo või transformaator ei muuda pingekuju, vaid ta lihtsalt muudab pinge amplituuti. Kas siis tõstab või loomulikult võib ka vähendada. Aga ta on energiamuundur, elektrienergia muundur. Aga millegipärast seda ei loeta jõuelektroonika muunduriks. Sellepärast, et tal ei ole teatavaid võtmeelemente. Ja mis elemendid siit puudu on, sinna me kohe varsti jõuame. Aga võtame mõne näite veel, et võtame näiteks siis ühe lihtsaima pinge muundamise viisi, milleks on lihtsalt takisti. Või siis isegi mitte niisama tavaline takisti, vaid ütleme, et see on meil reostaat. Reostaat on siis selline takisti, kus on võimalik takistuse väärtust liugkontakti abil muuta. Ja nüüd siin samamoodi, et sisendis on meil mingi üks pinge, väljundisse jõuab teine pinge ja reostaatmuunduri korral nüüd tegelikult muundatakse pinge, langetatakse alati pinget, see tähendab, et pinget tõsta ei ole võimalik. Ehk siis kui meil U1 oli mingisugune selline väärtus, näiteks alalispinge, siis välja tuleb U2 alati, mis on väiksem. U2. Siin on meil pingetelg. Nii et meil on transformaator, mis suudab muundada ainult vahelduvpingeid. See jäi ennem ütlemata, trafoga me alalispingeid muundada ei saa. Nii et siia peab laskma sisse kas siinuse või nelinurkpinge, igal juhul peab olema vahelduv, siis saame seda pinget kas tõsta või langetada. Reostaadiga saab ainult langetada, aga ta suudab muundada nii vahelduvpinget kui ka alalispinget. Kumbki nendest ei ole jõuelektroonika muundur. Ehk siis liigume edasi, vaatame äkki meil veel mõni muundur.
mida võiks välja tuua. No näiteks on meil olemas väga hästi, igapäevaelust hästi teada-tuntud sellised seadmed, mida kasutatakse muusikas. Nimelt siis kõikvõimalikud audiovõimendid. Et noh, see praegu siin võiks olla näiteks kitarrivõimendi. Ja kitarrivõimendi täpselt samamoodi, mida ta teeb, ta muundab nüüd helilaineid, helisignaali. Ehk siis ta on nagu pingevõimendi. Kitarrist lastakse signaal sisse. Noh, kuskilt siit tuleb. Heli tuleb sisse ja välja tuleb siis võimsamal kujul see sama heli, mis siis helisignaal, mis siis võib ka valjuhääldest välja lasta muusikaks muuta. Nii et ta on analoogvõimendi, ta võimendab elektrilisi signaale, võimendab nad üles ja seda saab siis muusikas kasutada. Milline see tunnusjoon võiks olla? No ütleme, et siin me räägime helinivoo muutmisest, et helinivoo korral siis, et kui meil helivõimendi võimendab nii alaliskomponenti kui ka vaheldav komponenti. See tähendab siis seda, et kui sisse tuleb selline signaal, siis võimendatakse kõigepealt see alaliskomponent ülesse, saame siia uue tasakaalu väärtuse ja siis veel see võnkumine ka võimendatakse ülesse. Nii et see on siis U2. See, mis välja tuleb, siin oli U1. Helivõimendi. Aga et signaali võimendab, pingeid muundab, aga see ei ole jõuelektroonika muundur. Ikkagi siis on küsimus, et kus kohas meil igapäevaelus kohtame jõuelektroonika muundureid ja millised need välja näevad, miks need ei ole jõuelektroonika muundurid. Võtame veel mingeid näiteid muunduritest. Näiteks sellised seadmed, mis on tänapäeval levinud. LED taskulamp. Kindlasti peab ära märkima, et see on LED. Valgusdioodidel põhinev taskulamp. Selline seade sisaldab sees, tal on sees siis väike muundur, pingemuundur, mis siis võtab akupinge ja annab selle valgusdioodidele ja paneb need põlema. Muudab selle sobivaks pingeks. Ja vot LED taskulambi sees olev muundur millegipärast on puhas jõuelektroonika muundur. Ja selliseid nüüd näiteid, kus meil jõuelektroonikat kohtame iga päev on veelgi, et võtame näiteks ka hästi tuntud seadme igapäevaelust, et kõik võimalikud adapterid. Et eelkõige siis just USB adapterid nutiseadmete laadimiseks. Ka need on väikeste muunduritega, 5 voldi muundur on seal sees USB pordist siis energia andmiseks mingitele elektroonikaseadmetele ja see on nüüd täiesti puhas jõuelektroonika muundur. Nii et esimesed 3 siin ei ole jõuelektroonika muundurid, aga näiteks need 2 alumist on jõuelektroonika muundurid. Et kuidas me siis nüüd saame aru, mis on need
punktid, millest me enne ka rääkisin, et peavad olema muunduril olemas selleks, et teda kutsuda jõuelektroonika muunduriks. Ja mis need võtmepunktid on, et siin esimene punkt on, kõigepealt joonistame siis siia ühe muunduri. Muundureid tähistatakse jõuelektroonikas selliste kastidena ja teeme talle sisendi ja väljundi ka ja vaatame nüüd, mis on selle muunduri korral nii erilist, mida nendel teistel muunduritel ei ole. Esimene asi, see muundur, see, mis siin kasti sees on, see peab olema pooljuht komponentidel põhinev muundur. Pooljuht lülititel põhinev muundur, siis pooljuht transistorid ja dioodid. Et siin kasti sees me tegelikult tahaksime näha lülitavaid transistore, dioode, põhiliselt dioodid, transistorid ja siis ka mingid mõningad abikomponendid, drosselid, kondensaatorid, filtrites ja nii edasi. Nii et vaatame nüüd tagasi trafo, kus on meil pooljuhid, pooljuhte ei ole, transistore ei ole, järelikult trafo on lihtsalt energia ülekandev seade, mis on võimeline pinget muundama magnetvälja abil. Magnetvälisid nii-öelda magnetsüdamiku sees, siis magnetvoog siin liigub ja kannab selle energia üle teisele poole, aga pooljuhte ei ole, mis tõttu ta ei ole jõuelektroonika muundur. Samuti reostat-muunduril tegelikult see esimene punkt võib olla täidetud, sellepärast, et siia reostadi asemel me võime panna ka transistori ja tekitada transistori peal sujuvalt muudetava pingelangu. Baasivooluga saame transistori näiteks juhtida. Nii et siin võivad pooljuhid juba olla, aga millegipärast ta ikkagi veel ei ole jõuelektroonika muundur. Nüüd see esimene punkt, pooljuhid, oli siin täidetud, aga mingid teised punktid ei ole täidetud. Vaatame edasi. Väga oluline jõuelektroonikas on nüüd see, kuidas need transistorid töötavad, kuidas neid juhitakse. Ja neid tegelikult juhitakse impulssidega. Ehk meil peab olema siin üks modulatsiooniplokk, näiteks PWM modulatsiooniga. PWM tähendab pulse width modulation, ehk siis impulsi laius modulatsioon. Ja võt siit plokist siis tulevad välja transistoridele impulsid, mille impulsi laius on muutlik, on muutuv. Et PWM on siis üks kõige levinum muundurites kasutatavaid modulatsioonimeetodeid, et selle puhul siis sagedus on fikseeritud ehk konstantne ja muudetakse ainult impulsi laiust ühe perioodi ulatuses. Ja võt selline impulsrežiim on teine võtmepunkt, mis peab olema jõuelektroonika muunduril. Kõik jõuelektroonika muundurid töötavad alati impulssidena, impulsirežiimis. Okei, vaatas ja saime aru, et reostat muunduris, kui siia panna transistori asemele, siis ta nagu oleks endiselt muundur, langetab pinget, aga see transistor töötab lineaarses režiimis, ehk siis teda seda pinget muudetakse baasivooluga sujuvalt, et siin ei ole mingeid impulsse. Selle tõttu see teine punkt ei ole täidetud ja reostat muundur ei ole meil jõuelektroonika. Täpselt sama kehtib ka audiovõimendite kohta, et pooljuhid on siin olemas. Audiovõimenditel võivad olla sees siis operatsioonivõimendid, transistorid, et signaali võimendada, aga nad töötavad lineaarses režiimis. Vool on ja pinge on pidevad, mis tähendab, et impulsid on puudu, modulatsiooni seal ei ole, ei kasutata signaalide muundamisel ja seetõttu ta ei klassifitseeru jõuelektroonikaks meil. Aga on veel üks kolmas väga oluline punkt, mis on jõuelektroonika muunduritele omane. Ja see kolmas punkt on
juhtimissüsteem. Kirjutame siia lühendatult juhtsüsteem. Ja nimelt siis kõik muundurid jõuelektroonikas alati sisaldavad tänapäeval siis digitaalset juhtimissüsteemi ehk siis mingi mikrokontroller, mis midagi mõõdab. No näiteks väljundpinget üsna tihti, muunduri väljundpinget ja siit tuleb meil juhtsignaal, mille alusel siis võetakse vastu otsuseid, väljastatakse juhtmõju modulaatorplokile ja siit tulevad siis õige impulsi laiusega impulsid selleks, et saavutada see soovitud pinge siin väljundis. Ja vot nüüd ongi meil kõik 3 võtmepunkti ära kirjeldatud, mis teevad muundurist jõuelektroonika muunduri kaasaja mõistes. Pooljuhtmuundurid, mis töötavad impulsrežiimis ja mis on siis tagasisidestatud või ütleme, et siis sisaldavad ka juhtimissüsteemi nende impulsside reguleerimiseks. Jõuelektroonika siis tegeleb impulssmuunduritega, teiste sõnadega lihtsasti öeldes. Aga millised muundurid on olemas? Tänapäeva maailm, eks ole, on elektrifitseerunud, hästi palju on elektriseadmeid, põhimõtteliselt kodudes üle 90% seadmetest töötavad elektriga ja neil kõigil on sees enamasti ka selline väike impulssmuundur, impulsstoiteplokk või muundur, ehk siis jõuelektroonika. Jõuelektroonika on igal pool. Ja milliseid muundureid olemas on? Tegelikult on olemas meil jõuelektroonikas ainult nelja tüüpi muundureid. Et nii rakendusi on väga palju, aga muundurite klasse on meil ainult 4 tükki. Nii lihtne see ongi, et meil on 4 muundurite klassi. Mis need siis olla võiksid? Need defineeritakse sisendi ja väljundi tüübi järgi. Kui meil sisendiks on näiteks vahelduv pinge ja väljundiks on alalispinge, siis me saame alalispinge muunduri. Mitte alalispinge muunduri, aga alaldi. Alaldi on siis selline muundur, mis siinuselise vahelduv pinge alaldab ära, tekitab väljundisse alalispinge. Et rahvusvaheliselt võib seda tähistada ka selliste sümbolite abil. Ehk siis see on meil alaldi. Nii, ja nüüd ongi võti käes. Meil on signaale on olemas, me räägime vahelduvpingest või alalispingest. Ja nüüd kõik nende 2 kombinatsioonid annavadki meile muundurite tüübid. Et võtame siis siin kohe järgmise muunduri, et kui meil on pööratud funktsioon, et mis muunduri me siis saame, et näiteks sisendis on alalispinge, aga väljundis on vahelduv pinge, siis me saame muunduri, mida kutsutakse inverteriks või siis ka eesti keeles on veel ilusam sõna vaheldi. Ja edasi vaadates nüüd loogika ütleb meile, et siis peaks olema võimalik ka muundada alalispinget otse alalispingeks, ehk siis lihtsalt näiteks pinget tõsta või langetada. Ja tõesti, seda kutsutakse alalispinge muunduriks. Alalispinge muundur, pikk sõna. Ja viimane variant on siis viimane kombinatsioon, mis on veel jäänud kirja panemata. Ehk siis, mis meil on vahelduv pinge
ja väljundis samuti vahelduv pinge. Ja see on nüüd vahelduv pingemuundur. Vahelduv pingemuundur. Ja ongi jõuelektroonika muundurite klassifikatsioon. Loomulikult skeemi lahendusi on lõputu arv. Nendes 4 klassis on iga klassi all võib välja leiutada praktiliselt lõpmatu arvu erinevaid elektriskeeme, kuidas teha vaheldeid või kuidas teha alalispingemuundurit. 2 transistori, 3 transistoriga, 4 või N transistoriga, mitmeastmelisi muundureid. Sagedusmuundurid näiteks on üks vahelduvpingemuundurite liik, siis on olemas veel timmerid, vahelduvpinge timmerid, mida vanasti kasutati elektrivalgustuse juhtimiseks, maatriksmuundurid. Ühesõnaga, muundurid, skeemilahendusi iseenesest on tuhandeid ja tuhandeid, aga klasse, muunduriklasse on meil ainult 4 tükki. Ja kui me nüüd räägime tänapäeval taastuvenergeetikast, igasugused taastuvenergeetika rakendused, et mis meil siis eelkõige taastuvenergeetika tänapäeval kujutab, et meil on kuskil on mingisugused päikesepaneelid, eks ole, tuulikud ja miks mitte ka akusalvestid, et siis sellisel juhul millised te võite nüüd vahepeal mõelda, millised nendest 4 muunduriklassist on vajalikud taastuvenergeetika rakendustes? Väike mõtlemise aeg, niikaua kuni ma joonistan taastuvenergeetikat, mis meil kõik on olemas. Nonii, et põhimõtteliselt siis taastuvenergeetikas tegelikult on meil vaja mõelda, mis on siin nende allikate elektrilised, millist elektrit nad välja annavad ja sealt see ongi kogu asja võti. Mis on sisendis, mis on väljundis? Päikesepaneelid annavad meil alalispinget, järelikult kindlasti alalispingemuundur on üks. Mis asi on? Üks muunduri liik, mis on taastuvenergeetikas kasutusel. Aga see ei ole ainukene. Et meil neid muundureid on vaja veel, sellepärast, et kui me võtame tuulikuga on selline asi, et tuulegeneraator iseenesest genereerib meil vahelduvpinget, aga paraku, kuna tuul on väga muutlik, siis vahelduv pinge on muutuva sageduse ja amplituudiga, ehk siis mis siis tehakse, alaldatakse ära. Nii et siis oleks meil vaja igal juhul tuulikust välja võtta alalispinge ja siis lõppkokkuvõttes nii päiksepaneelidest kui tuulikutest oleks meil lõpuks vaja energia anda võrku, siis on meil vaja vaheldit. Et kõige rohkem on meil siis taastuvenergeetikas vaja eelkõige just neid 2 vaheldid ja alalispinge muundurid. Et need 2 on kõige levinumad, et enamasti on isegi alalispinge muundurist piisab, näiteks kui on päiksepaneelid ja me tahame energiat anda akudesse, siis meil tegelikult polegi muud vaja kui ainult alalispinge muundurit, vastavat alalispinge muundurit. Nii et jõuelektroonikal on taastuvenergeetikas väga suur roll mängida. Ilma muunduriteta me ei saaks rääkida päikeseenergiast ega tuuleenergiast ega akusalvestitest. Neid ei oleks võimalik lihtsalt kasutada. Nad kõik nõuavad muundurit, impulssmuundurit.
et seetõttu siis jõuelektroonika tänapäeval väga tähtis. Aga nüüd üks võib-olla täpsustus veel, et kumb on õigem öelda, kas pingemuundur või voolumuundur või pole vahet. Räägitakse kogu aeg läbisegi. Vahest on voolumuundur, vahest on pingemuundur. Et no teeme selle asja ka veel selgeks siia lõppu, et millal siis me ütleme voolumuundur ja millal me ütleme pingemuundur. Et kui me nüüd vaatame siis ühte muundurit ja kui selle muunduri väljund on pinge järgi stabiliseeritud, ehk siin on voltmeeter ja siin on meil juhtsüsteem. Siis PWM ja siit lähevad signaalid. No siis selline muundur loomulikult ongi meil pingemuundur, sellepärast, et väljundis pinge, see U on stabiilne või isegi ütleme, et konstantne. Pingemuundur. Ja täpselt sama analoog, et kui meil nüüd on muundur, kus on nii, see natukene on ees. Kui meil on nüüd muundur, kus meil on väljundis hoopiski mitte pinge oluline, vaid me mõõdame hoopiski voolu ja stabiliseerime seda voolu, siis me saame rääkida voolumuundurist. Nii et voolumuunduri korral on meil I on meil konstantne ja pingemuunduri korral on U siis konstantne. Nii. Nüüd võiks veel mõned näited ka läbi mõelda, et kus kohas, millised rakendused konkreetselt on siis voolumuundurid, kus kasutatakse voolumuundureid ja kus kasutatakse pingemuundureid. Et näiteks, kus me leiame voolumuundurid, on kas või need samad LED-taskulambid, sellepärast et valgusdiood ei suuda oma, kui ta avaneb, hakkab valgust kiirgama, siis ta ei suuda reguleerida oma voolu. Et väga väike pinge kõikumine võib tekitada väga suure voolu ja selle LED-i läbi põletada. Selle tõttu oleks vaja voolu kontrollida, ehk meil on vaja voolumuundurit. Aga teistpidi jälle võttes USB mingisuguse seadme, USB adapteri, siis siin on vastupidi, siin on meil vaja stabiilset USB pinget, mis on 5 volti näiteks. Ja siin sees kindlasti on meil pingemuundur. Kui me räägime taastuvenergeetika rakendustest, võtame vaheldi, siis on olemas 2 tüüpi laias laastus vaheldeid. Ühed, mis annavad energiat võrku, võrguvaheldid, ja siis teised, mis annavad energiat, mis töötavad ilma võrguühenduseta, nii-öelda off-grid vaheldid. Ja võt see võrguvaheldi, paneme siis siia juurde ka. Võrguvaheldi on alati vooluallikas. Inverter või vaheldi, teeme lühendi. Ja off-grid kuulub siia alla. Off-grid vaheldi on siis meil pingeallikas. Ja selle kohta on mul eraldi video ka,
võite järgi vaadata, miks on nii ja mis probleemid seal tekivad. Aga siis nüüd selleks korraks võib siis kokkuvõtlikult öelda, et kõik elektrienergia muundurid ei ole tingimata jõuelektroonika. Jõuelektroonikal on 3 võtmeomadust jõuelektroonika muunduritel ja nendeks on siis pooljuhtkomponendid, impulssrežiim, transistorid ja pooljuhid töötavad impulssrežiimis ja kolmandaks nad on juhitud, ehk siis on digitaalne mikrokontrolleri baasil juhtimissüsteem. Kui need 3 punkti on olemas, siis me saame rääkida jõuelektroonika muunduritest ja enamik muundurid tänapäeval juba ongi jõuelektroonika muundurid, taastuvenergeetika ilma muunduriteta praktiliselt ei eksisteeriks tänapäeval. Igal pool on meil vaja kas vaheldit või alaldit, vahel ka alaldit, alalispinge muundurit või siis alaldit, jah. Aga selleks korraks kõik. Tänan vaatamast ja püsige lainel.